Tere! Tahan teiega jagada midagi erilist. Nimelt mul on poegadel kohe-kohe tulemas sünnipäevad. Neil nimelt ongi siis talvekuudest niimoodi järjest, eks ju, need sünnipäevad. Nii et tegelikult talvekuud on meie peres niisuguse nagu suure tähistamise all, pühade all niikuinii, eks ju. Ja ma mõtlesin, et kuidas sellel korral teha. Ma olen alati teinud kooki näiteks ise. Olen ka tellinud, kui nad olid väiksemad, sellise Lego kujudega, eks ju, kooke ja erinevaid sellised, neil on omad lemmikud ka poes ja enamasti ma olen ka ise teinud, sest nad on isegi tellinud, et ma ise teeksin. Ja ma mõtlesin, et sellel aastal ma tahaks teha natukene teistmoodi, midagi lihtsat, aga erilist. Nimelt, kes ei ütleks ära nendest nunnudest, pehmetest, väikestest minipannkookkidest, õigemini nende mägedest, soolased ja magusad. Ja ma mõtlesingi, et sellel aastal ma siis võtan ka endale pidupäeva puhul puhkuse ja tellin kooker.ee-st siis sellise paketi nii-öelda. Seal on erinevad paketid, mul on seal oma lemmik juba välja valitud. Et ma teen sellise, et kõik osalised saavad siin nagu mänguliselt ise valida oma toppingud, oma kõik need ja see on natuke nagu lõbus ka, et nagu fun, teistmoodi, ootamatu, kerge, tore, lõbus, mänguline. Ja mulle meeldib, et igaüks saab siis valida omad lemmikud. Sellel aastal ma teen nii, seal on olemas siis erinevad soolased ja magusad pannkoogid pluss kastmed, soolased ja magusad pluss neil on omad joogid. Ma olen varemgi poegadega käinud kookeris ja ma mäletan, neil oli kunagi, siis kui mina käisin, seal oli lõhe täidisega. Mulle väga meeldisid need. Need oli mu lemmikud. Nüüd on neil uued maitsed tulnud. Seal on Aasia maitsetega, fetajuust ja loomulikult see singi juustu klassikaline. Et ma väga tahaks proovida seda Aasia maitsega feelinguga, et see tundub päris põnev. Ja loomulikult need magusad on alati nii rammusad. Mu pojad ütlesid, et nii rammusad, et nii mõnusad ja nad siiamaani mäletavad helgusega selle kohta, kui me käisime seal. Õigemini meie käisime Kadrioru pargi kookeris. Ma tean, et ta on ka Raekoja platsi juures, seal on alati nii hea lõhn, kui mööda lähed, et kutsub lausa sööma. Ja seekord ma siis telliksingi koju sünnipäevaks selline tähistamine. Lõbus, et mulle meeldib see, et igaüks saab valida oma maitsete järgi, et ei ole nagu üks kook kõigile, vaid on erinevad maitsed ja tegelikult ongi ka perenaisele siis teatud mõttes lõbus päev, et see ongi see, et ma mäletan, kui ma olin väike, siis alati meie peres naisliinid kokkavad nii, et laud on lookas. Kokkasid tähendab, kokkavad võib-olla tänapäeval ka, aga tänapäeval vist käivad rohkem väljas söömas, aga kokkasid nii, et laud oli pühade ajal lookas. See on juba meil nagu kaugele ulatuv selline traditsioon, aga kui mina olin väike, siis ma alati mõtlesin, et aga perenaine on alati köögis toimetamas, midagi juurde hakkemas, mida toomas, tema nagu ei saanudki pidupäeva üldse nautida, teistega suhelda, ta kogu aeg oli tuli takkus teisi teenindamas ja ma juba siis sain aru lapsena, et mulle meeldiks nii, ma tahaksin, et kõik oleksid laua taga ja pidupäeva nautimas. Kõik saaksid sellest osa. Ja et pidupäev peaks olema selline kerge, mitte kohustus või vastutusta mingi selline, eks ju. Siis ei olnud veel catering sellisel ajal, eks ju, siis oligi see loomulik, aga nüüd, kui ma olen täiskasvanud, siis minu visioon on täitunud ehk on olemas, on loodud sellised lisateenused, mis siis tegelikult teevad su elu kergemaks. Naisel on see väga tähtis.
Muidu nagu jah, et kõik koristamised ja kõik need asjad jäävad naise kanda, aga on hea, et naine saab ka igat pidupäeva nautida. Et tal ei ole sellist nagu raskustunnet sellega seoses. Või mõnele meeldibki kokata, mul on ka alati meeldinud kokata ja kooke teha, aga ma leian, et ääretult oluline, kui sul on võimalik, et sa saaksid ka pidupäeva maksimaalselt nautida enne, pidu ajal ja peale pidu. Et see on minu meelest väga naturaalne ja loomulik ja kooker näiteks on üks viis, kuidas sa saad seda endale ja teistele rõõmu üheskoos, kõik võidavad sellest nii-öelda. Et see on tore, et mine vaata, nende koduleheküljel on väga toredaid pakkumisi, pakette ja nii edasi. Minu meelest väga tore, lõbus viis, keegi ei ütle ei pannkookidele, nunnukatele minipannkookidele ja need soolased on siis fillinguga. Seal sees on topping või see täidis. Magusatele on lihtsalt magusad ja siis on sulle erinevad kastmed. Ja ma mõtlesin, et ma võib-olla isegi meekasmeed, mida ma alles tellisin ja mis on kahjuks hakkavad juba otsa saama, sest nad on tõesti väga head. Peab varsti juurde tellima, et ma panen need ka sinna nii-öelda magusate pannkookide juurde kodus, et kes tahab, võib ka siis maitsemeedega neid maiustada. Et kooker.ee on siis selline koht, kus sa saad täpsemalt uurida või minna neile koha peale sööma ka. Katsetama, tegema degustatsiooni enne, muidugi see on oluline. Ka mina tegin. Nii et hea naine, alati küsi ja võta endale ka see, et sa saaksid ka nautida kõikidega koos, et see ei ole iseenesest mõistetav, et naine teeb kõike ja kannab kõike ja tema nagu ei saagi peopäevast eriti osa. Et see on justkui nagu läbi aja olnud natukene ka nagu iseenesest mõistetava. Tegelikult see tänapäeval enam see nii ei pea olema. Tänapäeva maailm on nii täis valikuid ja võimalusi, et kõik saaksid osa ja nautida. Elu on lihtsamaks muudetud. Tahan ma öelda sulle kooker.ee kohtumiseni.